Tere! Tere kõikidele kuulajatele sealpool ekraani ja tere kõikidele headele ettekandjatele, kes siin saalis valmistuvad teie ette tulema ja seda päeva põnevaks ning sisukaks muutma. Tartu Tervishoiu Kõrgkool on tähistamas just sellel nädalal, kui meil toimub teaduskonverents, oma 209. sünnipäeva ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil on pikk ajalugu. Seetõttu ka teaduskonverentsi korraldades üle aasta traditsiooniliselt sel viisil kokku saades, küll täna kahjuks ei näe ma kõiki neid vahvaid, rõõmsaid osalisi, keda enamasti me kohtasime koridoris juba registreerimisel või lõunapausidel, aga väga loodan, et järgmistel konverentsidel saame oma rütmis ja viisil jätkata ka nii, et me tõesti kohtume ja tõesti suhtleme. Täna siis teisiti, aga Tartu Tervishoiu Kõrgkool siiski tervitab teid kõiki ja nii nagu eile aktusel, nii ka täna teile olge sünnipäeva puhul tervitatud ja saab kaasa elada meie vahvale päevale. Aastad on olnud erinevad, aga 2020 aasta on kindlasti veidi teistmoodi, veidi erilisem, võib-olla igaühele oma märksõnaga, olgu siis väljakutsete rohkem, põnevam, ebatraditsioonilisem. 2020 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile on nii nagu paljudele teistele toonud seoses koroonaepideemiaga palju uusi väljakutseid, aga niisamuti oleme me uhked selle üle, et 2020 jääb alati ajalukku sellega, et Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lõpetasid esimesed magistrid terviseteaduse õppekaval ja alustasid esimesed magistrid rahvusvahelisel radiograafia õppekaval spetsialiseerumisega kiiritusravile. Nii et 209 aastat alguseks suurepärane ja kuna järgmine aasta ootab ees Tartu Tervishoiu Kõrgkooli juubeliaasta, siis usun, et paljud teist, kes te olete meid jälgimas ja kuulamas täna, olete kas vilistlased, olete head koostööpartnerid seotud meiega, nii et võimalus loodetavasti järgmine aasta kohtumiseks päriselt ka avaneb. Aga mõned siis teadmised ja info siis ka hetkeseisust, mis meil toimumas on ja milline mõned killud ka sellest, mida päev ees ootab. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on hetkel õppimas enam kui 1300 õppurit ja need õppurid on nii kutseõppekavadel, rakenduskõrghariduse õppekavadel kui siis ka magistriõppekavadel ja liigume jõudsalt edasi. Meil on enam kui 130 töötajat, väga tubli ja hakkajat inimest ja ühte osa neist oma erinevate uuringutega, oma erinevate koostööprojektidega saate ka tänasel päeval näha. Tänane päev on sisutihe, on ootamas eest tõesti väga palju erinevaid teemasid ja ettekandeid, nii et selleks, et suuta jälgida ja püsida lainel, siis minu soovitus ka igast ettekandest võtta endaga kaasa midagi. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on rohkelt koostööpartnereid praktikabaaside näol ja vähemalt seni on teaduskonverentsid andnud hea võimaluse jagada meie praktikabaasis olevate inimestega, ennekõike praktikajuhendajatega, neid samu teadmisi ja häid kogemusi, mis koolil on. Nii et ma tõesti väga loodan, et tänagi seal ekraanide taga olete koos meiega. Aga samuti saan ma siinkohal tervitada kõiki neid rahvusvahelisi partnereid, kuna käimas on ka üks osa rahvusvahelisest nädalast ja seetõttu
seetõttu on konverents ka ülekandes küll toimumas eesti keeles, aga loodetavasti kättesaadav ja kuulatav kõikidele meie headele partneritele inglise keeles. Mis siis maailmas toimub? Valisin ühe pildi, see on kevadest tõenäoliselt üks tuntumaid pilte. Olen ise seda mitmeid kordi kasutanud ja otsustasin tänagi kasutada. Et ühelt poolt on see, et tegelikult me justkui vajagi nagu meeldetuletust, mis siis maailmas hetkel toimub ja miks me korraldame konverentsi just sel viisil, et saalis olijad on suuresti maskides ja teie kõik, head kuulajad, olete ekraanide taga. Aga see on võimalus meelde tuletada, et tervishoiuspetsialistid selles tänases olukorras ja selles terves aasta aega varsti kestnud erilises maailmas on suurema tähelepanu all, aga samamoodi on nad suurema pinge all ja nad vajavad meie toetust, nad vajavad mõistmist ja arusaamist ja seetõttu ohutult toimetamine, ohutult käitumine on see, millega saab kaasa aidata igaüks, et meie tervishoiusüsteem püsiks nii, nagu ta on. Ja samal ajal on tervishoiuspetsialistid uue aja kangelased. Nad tõesti on. Nad teevad täna rohkem kui ükski inimene tõenäoliselt kõrvalt jälgijana suudab ette kujutada ja samamoodi kõik see, millega meie saame oma teadmistega, oma oskustega abiks olla, see, mida teeb kool selleks, et oleks rohkem neid spetsialiste, see on see tugi. Aga samuti ootab tuge see, et neid spetsialiste oleks veelgi enam. Aga kõrgkoolist veel, lisaks sellele erilisele ajale, on kõrgkool olnud olukorras, kus on tulnud otsa vaadata sellele, kuidas me oleme seni liikunud, millised on olnud kooli eesmärgid, tegevused, kuidas me oleme toimetanud ja kahtlemata eelmise perioodi 2015-2020 arengukavas kõige olulisema, kõige märgilisema sammuna eesmärgistatud magistriõppekavade võimalus kõrgkoolis üldse ajaloolisena on justkui 2020. aastaks saavutatud, aga nii nagu ma ütlesin ka enne, on meie plaanid palju suuremad ja see, et me oleme millegagi alustanud, tegelikult ootab meid ees suur töö, et sellega jätkata ja edukalt kõik oma plaanid ellu viia. Aga uue arengukava protsessis me alustasime tegelikult juba nüüd aasta aega tagasi, et ma usun, et nii siin kui ka seal ekraanide taga on neid inimesi, kes vastasid kõrgkooli välja saadetud küsimustikule, et kuidas meil hetkel läheb ja kuhu me edasi liigume. Kõige selle toel, alates nendest küsitlustest meie õppuritele, meie töötajatele, meie koostööpartneritele ja vilistlastele, on tänaseks saanud üks tervik läbi erinevate aruteludega, millega jätkame tööd kuni aasta lõpuni, aga ma otsustasin tuua siia uue kirja pandud missiooni, et rõhutada veel kord tervishoiuhariduse tähtsust, aga teisalt võib-olla selle eelmise perioodi olulisemaid muudatusi ja olulisemaid sisulisi muutusi on kindlasti kasvanud kogukonna, ühiskonna teenimise aspekt. Tõesti, teenuste pakkumine läbi õppetöö on jõudsalt kasvanud, aga ka erinevad uuringud selle tarbeks, et me saaksime terviseteadlikku ühiskonda arendada ja väga paljud tänased ettekanded on seotud just sellesama missiooniga. Eesmärgina me tahame olla hinnatud kõrgkool, nii nagu me oleme praegu paljude partnerite jaoks, aga kindlasti on palju teemasid ja valdkondi,
kus edasi liikuda, kus läbi parendustegevuste olla olulisemalt silmapaistvamad ja kindlasti on palju tööd teha selleks, et tervishoiuspetsialiste ja tervishoiuspetsialistide koolitamist väärtustataks palju laiemalt tervikuna siis riigis või ühiskonnas, kindlasti kahtlemata maailmas tervikuna. Et see on see võib-olla, kus see seos kriisiga tuleb, et ühelt poolt me oleme kindlasti täna rohkem märgatud ja kahtlemata ka vajalikud, vaadates ka pöördumiste hulka siinkohal tegelikult mõlema tervishoiu kõrgkooli suunal, kus vabatahtlike abiväge oodatakse täna praegu õppivate inimeste näol lihtsalt sellepärast, et ei jagu. Aga ma arvan, et kui sellega tegeleda ja kui seda väärtustataks ja hoitakse, siis saab Eesti tervikuna ka tervishoiusüsteemi paremaks. Meie rahvusvahelised partnerid on meile ääretult olulised ja rahvusvahelises koostöös praegu kõik õppekavad toimetavad ning ühiste võrgustike ja koostöö najal tegelikult sünnivad ka väga mitmed uuringud ja projektid ja siinkohal täna ka mõned tutvustatavad tulemused. Arengukava protsessi on tegelikult võimalus jälgida edaspidi kindlasti kõikidel, aga kui on häid mõtteid, häid soovitusi, homme on meil väike kohtumine koostööpartnerite ringis, siis need on alati oodatud, sest Tartu Tervishoiu Kõrgkool nii nendes tegevustes, mis on tänase päeva peamine eesmärk ja siht tutvustada meie uuringuid ja teadustegevust, me oleme alati avatud koostööks ja nii meie partnerite ringis, aga kindlasti rohkem loodetavasti tulevikus ka meie vilistlaste ringis. Mis siis täna ees ootab? Tegin sellise väikse sõnade pilve. Otsustasin võtta igast ettekonnendest mõned märksõnad. See on küll ääretult tihe, nii nagu te kõik, kes te registreerisite meie päevale ja vaatasite, millised ettekanded, millised esinejad, millised teemad on ees ootamas. On hästi palju põnevaid, erineva taustaga uuringuid, mõned lühemat aega toimunud, mõned väga pikaajalised, mõned koostöös õppuritega, lõputöödega, mõned koostöös projektides. Et meie soov edaspidi, ja see on see, millega me tegeleme täna samamoodi, me tahame kindlasti koos oma inimestega rohkem panustada, rohkem kaasa rääkida teadustegevuses, eriti rakendusuuringute valdkonnas ja kindlasti siinkohal on oluline ka tervikuna kõrghariduse tugi teadustegevusele ka rakenduskõrgkoolides. Aga ma usun, et kõikidest nendest ettekannetest, kõikidest nendest teemadest päeva jooksul on midagi, mida igaüks teist, kes te neid jälgite, saab kaasa võtta ja kaasa elada ka meie inimestele, sest ühelt poolt võib tunduda, et see on lihtne nende kaameratega rääkida. Mina ise samamoodi olen ettekandeid pidanud, ma arvan, meeletult palju, ma ei suudakski täna neid kokku lugeda, vaatamata sellele, ilma inimesteta on seda oluliselt keerulisem teha kui siis, kui te vaatate vastu, kui meil on inimesed, et ma tean, et nad hiljem koridori peal tuleksid küsima või kaasa rääkima. Seetõttu minu üleskutse, küsige ja rääkige kaasa seal Messengeri ja tekstiruumis, rääkige kaasa, kirjutage meile, kui teil on häid mõtteid või koostööettepanekuid. Ja kõikidele tõesti ettekannete tegijatele, esinejatele, kes meie kõrgkoolis on, ma soovin teile head tuju ja head jaksu siinkohal olla ja seda teadmist, meie kogemust, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kogemust jagada. Aitäh kõikidele! Suur aitäh, kas plaksutada võib? Ma usun küll, et võib. Jaa.